Kui me ei saa olukorda kontrolli alla olemasolevate piirangute meetmete raames läbi lähikontaktsete tuvastamise, eneseisolatsiooni määramise, siis tuleb kahtlemata valitsusel arutada taas üleriigiliste meetmete kehtestamist, see on nii-öelda plaan B ehk selle vajadus selle järgi selgub siin lähinädalatel. Minu isiklik seisukoht on see, et kõige mõistlikum on alustada piiranguid sellistest kohtadest, kus ühiskonnaelu toimimisele väiksem mõju, aga samal ajal nakkusohtu selgelt vähendav mõju, näiteks nagu öisel ajal alkoholi müük erinevates toitlustuskohtades, baarides, pubides, klubides ja muudes sellistes meelelahutusasutustes ehk ka kehtis eriolukorra ajal teatavasti 10-10 alkoholimüügi piirang öisel ajal. Samamoodi on võimalik kehtestada see näiteks alates keskööst ja seeläbi vähendada oluliselt selliste lähikontaktide tekkimist õhtustel hilistel tundidel, kus inimesed ei pruugi enam ka nii vastutustundlikult käituda, ei pruugi ka täpselt lähikontaktsete nõuet, distantsi hoidmise nõuet täita ja mis seal salata, ei pruugi ka hommikul täpselt mäletada, kellega nad on öö jooksul kokku puutunud. Ehk kui me näeme, et olukord eskaleerub edasi, siis minu üks esimesi ettepanekuid valitsusele. Vastavalt seadusele võimalik Terviseametil tõesti määrata siis inimestele sunniraha kuni 9600 eurot. Kui eneseisolatsiooni nõudeid ei täideta, on võimalik piirduda hoiatusega, on võimalik piirduda väiksema trahvisummaga. Samuti on Politsei- ja Piirivalveamet algatanud menetlusi nende suhtes, kes on välismaalt tulnud ja ei ole täitnud neile seadusega ja õigusaktidega sätestatud nõudeid. Ehk igal teol on omad tagajärjed ja sellega peab arvestama. Nagu öeldud, siis trahvist, võimalikest sanktsioonidest suurem risk ja suurem oht on siiski see, et inimesed oma mõtlematu käitumisega nakatavad teisi ja saadavad teisi ilma oma pereliikmeid, oma lähedasi, võib-olla endale võõraid inimesi, kes kõik on kellegi pojad ja tütred, emad ja isad. Koroonaviirus ei ole kordagi Eestist päris kadunud, ta on olnud väga madal juulikuus, me näeme, et ta on taas tõusuteel ja väga paljuski seetõttu, et inimesed ei ole täitnud seaduse ja õigusaktidega pandud kohustusi ehk et ei ole täitnud eneseisolatsiooni nõuet, ei ole püsinud haigena kodus, on läinud koroonaviiruse testi teinuna või lähikontaktis viibinuna siiski meelelahutusüritustele, osalenud erinevatel koosviibimistel, see vastutustundetu käitumine ja sellisel teol on igal juhul tagajärjed ja need tagajärjed võivad olla väga rängad. Kui me vaatame seda praegust kollet, siis ta võib tunduda kohati suur, aga tegemist on ikkagi piiritletud kolletega. Me teame neid nakkusahelaid väga hästi praegu. Ja kui me vaatame Eesti sellist üldist haigestumist, kus on inimesed, kes ei tea, kus nad on oma nakkuse saanud, siis tegelikult siin toonil meil muutusi ei ole. Et me tegeleme hetkel selliste kahe suurema koldega, mis on siis Tartus. 2+2 üle tuleb Vabariigi Valitsusel seda arutada, aga selline soovitus on alati kehtinud ja jääb ka edaspidi kehtima, et tuleb hoida distantsi. Et see on selline alustala, kuidas nakatumist vältida, haigena püsi kodus, hea kätehügieen ja tuleb hoida distantsi. Et need on põhimõtted, mida jälgides me suudame haigestumust Eestis kontrolli all hoida ja seda ka tulevikus ennetada. Praegu hetkel raske öelda, oleneb, kuidas need kolded Tartus arenevad. Et kui me saame need ilusti kontrolli alla, inimesed on mõistlikud, ta üle-eestiliselt teadmata nakkusallikaga inimeste arv ei hakka kasvama, et siis on vara rääkida teisest lainest.